suure aplausi saatel vaatame, millest meile räägib Changemakerist Merili Kinter. Tere! On 3 lauset, mis on mulle väga sügavalt mällu sööbinud. Esimene neist kõlab järgmiselt. Merili, sinu kallim vara on su juuksed. Seda ütles kord minu sugulane mulle. Ja ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et kas tõesti midagi välist minu juures on see, mis väärab minu väärtuse. Teine lause tuleb minu kehalise kasvatuse õpetajalt. Ma olin sõudeergomeetril 2 minutit pingutanud juba ja rassinud ja ta ütles mulle siis selle peale, et Merili, ma näen, kuidas sa pingutad, aga millegipärast absoluutselt ei kajastu su tulemustes. Ma lõpetasin 2 minuti pärast, esimest korda koolivetsus nuttes ja mõtlesin, et kas tõesti, et mitte miski ei ole minust. Et ma nagu pingutan, aga ma ei ole piisav järelikult siis. 3. lause. See tuleb hetkest, kus ma tundsin tõesti seda kirge inspiratsiooni. Ma leidsin idee, ma olin valmis maailma vallutama ja minema selle ideega tõesti laiale maailma ja näitama, et mis kõik on võimalik. Ma rääkisin sellest ideest oma kallile juhendajale, mentorile, ja tema ütles mulle, et Merili, su idee ei ole teostatav. Parem alusta väiksemalt. Niimoodi mõtlesin, et kas see tüdruk võiks üldse uskuda iseendasse, kas ta võiks arvata, et ta on miskit nagu väärt. Ja ma pingutasin tõesti, ma olin tüdruk, kes pingutas tohutult palju, ma olin pidevalt kohustundlik, ma järgisin tähtaegasid, sest ma olin eeskoolik õpilane, kunagi ei saanud ma matemaatikas näiteks ka esimesi kohti, mis sest, et ma olin tõsiselt hea tasemega. Ja ma olin ka tüdruk, kes oli tegelikult katkisest perest. Ma elasin 8. eluaastast, ma elasin niimoodi, et ma iga 3 kuu tagant nägin 1 korra oma ema. See oli sellepärast, et ta oli Brüsselis lähetusel ja kuidagi ma pidin sellega hakkama saama. Aga ilmselgelt ühele väiksele tüdrukule, kes on 2. klassis, ei ole see piisav. Ma mäletan tohutult neid hetki, kus ma olin õhtul näiteks voodis ja tundsin igatsust oma ema järgi. Ja ma otsisin üles tema järgi lõhnava kampsuni, võtsin selle endale kaisu ja siis tundsin tema soojust ja vaatasin ka meist nagu ühiselt tehtud pilti. Ja loomulikult sealt tihtipeale olid ka pisarad juures ja ma mõtlesin siis, mis on ka mind siiamaani natukene jäänud kummitama, et kas ma üldse olen armastusväärne. Ja mis on veel kurvem selle loo juures, on see, et minu lugu ei ole absoluutselt eriline. 2011 tehti selline uuring, kus avastati, et umbes 24% peredest on üksikvanematega pered. See tähendab, et umbes iga 4. justkui võiks meist siin olla üksikvanematega perest pärit. Teine uuring, 2014 aastal tehtud, rääkis sellest, kuidas 30% noortest on põdenud depressiivseid episoode. Lihtsustatuna öeldes võiks tähendada seda, et vähemalt 2 nädalal on nad tundnud seda, et nad ei taha voosist tõusta ega mitte midagi teha. Ehk siis need numbrid on jahmatavad ja kui mõelda veel tagasi koroona-aastale, need numbrid on veel hullemad. Aga minu lugu on selles mõttes eriline, et see, mis edasi juhtus, on teistsugune. Mina võtsin ja leidsin oma kire. Selleks oli ettevõtlikkuse abil teiste aitamine. Ja ma võtsin oma põhikooli lõpu ja gümnaasiumi ja tegin sellest midagi väga maagilist. Ma leidsin oma klassiaega 1 missiooni. Me otsustasime, et me hakkame aitama diabeetipõdevaid lapsi ja noori. Nimelt sel ajal oli selline seis, kus need diabeetipõdevate laste ja pered, nad pidid maksma nii palju raha nende ravikulude katmiseks, et mõni võttis lausa kodulaenu selle jaoks. Üks tarvik, mis on insuliinipump, mis aitab hoida siis veresuhkrutaset võimalikult stabiilsena ja aitab ka elukvaliteeti tõsta, maksis tol ajal umbes 1300 eurot perele. Samal ajal olid juba kulud perele umbes 200 eurot kuus selle lapse ravi tarveks. Ja meie nägime, et see on miskit, mis tuleks kindlasti muuta, see ei ole normaalne ja meie võtame selle ette 9. klassi lõpus. Ja siis me panime paika plaani ja mis sest, et tulid laused, et te olete liiga noored,
te võiksite õppida selle asemel, see on liiga suur asi, mida ajada, see ei ole teie mure, mida te peate kandma. Me otsustasime, me jätkame. Me jätkasime ka siis, kui 200 inimese asemel oli kontserdile tulnud 20 inimest. Me jätkasime ka siis, kui me müüsime 6 tundi oma esemeid, millega siis raha koguda, ja me müüsime ainult paar tükki. Me otsustasime, et me ikka jätkame. Ja me jätkasime niimoodi, et 3 aastat hiljem me olime jõudnud kohta, kus me olime kogunud 100 000 eurot, me olime saanud riiklikke tunnustusi ja kõige olulisem, me teadsime, et me olime muutnud diabeedikute elusid. Praegu kusjuures on olukord selline, et enam seda probleemi ei olegi, sest haigekassa on otsustanud hüvitada seda kulu. Nii et me oleme ilmselgelt selle saavutanud. Aga me saavutasime selle missiooni mitte sellepärast, et meil oleks olnud mingid tohutud eeldused või tohutult suur tugisüsteem. Saavutasime selle ühe mõtte pärast. Ja seda mõtet ma tahangi teile täna jagada. Seda mõtet on ka kinnitanud paar uuringut. Üks tuleb 1960-ndatelt Harvardi 2 professorilt. Nemad otsustasid võtta algklassi õpilased ja teha nendega intelligentsuse testi. Ja siis nad võtsid nende algklassi õpilaste õpetaja ja ütlesid, et vaadake, 20% neist on kohe-kohe saavutamas nagu oma suurepärast taset, te peaksite neile lihtsalt natukene tähelepanu andma ja siis nad jõuavad sinnani. Ülejäänud, nemad olid siis natuke kehvemad. Ja 6 kuud hiljem nad tegid uuesti seda intelligentsuse testi. Mis tuli välja, oli see, et siis need 20% nad olid ilmselgelt heade tulemustega. See oli sellepärast, et see õpetaja ei hakanud nendele õpilastele siis rohkem tähelepanu andma. Nad lugesid soravalt ette, nad noogutasid ja innustasid kaasa, nad andsid neile raskemaid ülesandeid. Teistele aga lugesid teksti maha, ei innustanud, olid ka selles mõttes sellise kalduvusega, et andsid lihtsamaid ülesandeid. Seda efekti nimetatakse Pygmalioni efektiks, kui kedagi peaks huvitama. Teine uuring tuleb ka Harvardi professorilt, Ellen Langerilt. Tema võttis hoopis teistsuguse sihtrühma. Tema võttis eakad. Tema hüpotees oli nimelt see, et kui panna eakad hooldekodusse, mis oleks neile nii-öelda sobivam või veel soodustavam, et nad võiksid edasi areneda, et siis võiks sellest midagi võimsamat välja tulla. Ja nii ta siis võttis eakad ja ütles ühele grupile, et teie käituge nüüd niimoodi, et nagu te oleksite 20 aastat nooremad. Ja teisele grupile ütles, et mõelge lihtsalt tagasi sellele ajale, kui te olite 20 aastat nooremad. Ja ta viis nüüd sellisesse hooldekottu, kus neil oli ümber, siis olid pildid, kui nad olidki siis need samad inimesed, olid olnud 20 aastat nooremad, neil olid seal puudusid tänapäevasemad rõivad ja kõik nii-öelda sobis kokku selle malliga. Ja tema samamoodi vaatas siis, mis aja jooksul juhtub. Nädal aega hiljem kõikide eakate selline mälu, rüht, nägemine, kuulmine oli paranenud. Mis veel põnevam, jällegi intelligentsuse tasemest seonduvalt, need eakad, kes olid käitunud, nagu nad oleksid 20 aastat nooremad, nende intelligentsuse tase oli tõusnud 63%. Need, kes siis ainult mõtlesid, et nad on 20 aastat nooremad, nemad olid siis tõusnud oma intelligentsuse taset 44%. Ja need 2 uuringut siis, mõlemad Harvardi professoritelt, kinnitavad väga seda mõtet. Ja see mõte, mille järgi ma olen otsustanud elada, on siis järgnev. Minu elu on minu mõtteviis. Nimelt mina tõesti usun, et kui muidu öeldakse, et kõik on meie enda kätes, siis mina usun, et kõik on meie enda mõtteviisis kinni. Ma näen tihti, kuidas inimesed jäävad kinni nendesse lausetesse, mida neile öeldakse, samamoodi nagu mina. Ma jäin kinni nendesse lausetesse. Tegelikult ei olnud mitte kellelgi kavatsust mulle midagi halba teha, vaid see oli mina, kes justkui mängis nende lausetega ühte või teistpidi. Samamoodi me jääme ka kinni nendesse lausetesse, mida me ise endale ütleme. Niisiis me oleme nagu elavad marionetid. Keegi ütleb meile miskit, me kas muudame natuke suunda, pea läheb näiteks norgu või tõuseb hoopis uhkelt ülesse. Ja samamoodi, olgu need siis kas ühiskonna väited meie võimekuse kohta või siis perekonna kommentaarid välimuse kohta, need mõjutavad meid. Aga nüüd on konks selles, et me võime ise olla need, kes neid elavaid marionette hakkab juhendama. Saame ise olla need, kes ütlevad, mida teha, kuidas teha. Me võime olla need, kes mõtlevad välja sellele marionetile loo, olla nagu stsenaristid, kujutada ette, mis kõik juhtuma hakkab ja näidata talles, kus kõik on võimalik.
Minuga see juhtuski. Kui meil oli see diabeetipidevate laste heategevusprojekt, me kujutasime ette seda, kuidas me oleme suurepärased, kuidas me saame hakkama, kuidas me aitame neid inimesi päriselt, mis sest, et olid laused, olid läbikukkumised. Me ikkagi nägime seda suurt pilti ja uskusime iseendasse. Kui tuli mõni lause, mis ei läinud kokku selle pildiga, me lükkasime selle ümber, me mõtlesime teistmoodi. Ja neid näiteid tegelikult on veel. Ma tahtsin teile veel jagada 2 hiljutisemat näidet. Üks on füüsilise võimekuse kohta. Nimelt teisipäeval ma maandusin tagasi Eestisse. Käisin Hispaanias ja tegin oma elus 2 korda jalgsirännakut. Ehk siis kõndisin ainult 7 päeva. Ja 2 aastat tagasi, umbes samal ajal, ma tegin ikka aasta. Mis oli muutunud, oli minu mõtteviis. Nimelt, kui 2 aastat tagasi ma kõndisin, väga palju mägesid, mis Eestis ei ole, siis juba 3.–4. päeval, iga kord, kui tuli käänak ja on näha, kuhu poole tee minema hakkab, siis ma mõtlesin, et palun ole lihtsalt sirge, ära tõuse, ära lange, ma tahan lihtsalt sirget, sest kui sa väga palju kõndinud, iga tõus, iga langus, see on valu. Ja niimoodi ma kartsin igat seda käänakut. Mis seekord oli see, et mul ei olnud vahet, kas on käänak, kas on tõus, kas on langus. Ma lihtsalt läksin. Kui tuli tõus, ma mõtlesin, et ma saan ennast proovile panda. Ma saan tunda seda, kui süda puperdab, sest ma ei jõua enam. Ma saan languse puhul, ma saan lihtsalt jälgida, mis ilus loodus mu ümber on ja lihtsalt nautida seda teed. Ja see oli võimas. See oli palju ägedam kogemus ja ma ise tundsin palju rohkem rahulolu. Teine näide hiljutisem on seoses ühe minu enda kirega. Aasta tagasi, 30. oktoober 2020, oli see kuupäev, kus tuli meil sõbrannaga üks uus idee. Lähtuvalt meie lapsepõlve siis muredest mõtlesime, et aga miks mitte teha selline eneseanalüüsi päevik, mis aitaks igal inimesel igal päeval mõelda oma päevale positiivselt tagasi. See idee tuli 30. oktoober ja me mõtlesime, et okei, hakkame samm-sammult minema, vaatame, kuhu me jõuame, kõigepealt uurime tagasisidet sihtrühmalt ja nii edasi, nagu ikka äriideedega läheb. Ja siis, see oli laupäevane päev, kui meil idee tuli, teisipäeval ma olin jõudnud mõtte, et aga võiks ju nagu jõuludeks valmis saada, oleks nagu hea ajastus. Samal ajal meil mõlemal olid tööd, mul oli ülikool ja veel Changemakers kõrval, aga me mõtlesime, et okei, vahet pole, see on oluline, me saame hakkama. Me suutsime 6 ajaga selle päeviku ära teha, niimoodi, et psühholoogid kinnitasid seda, seal olid inimestelt erinevad lood, see nõudis tohutut pingutust ja panustust, aga me saime hakkama, sest meil oli suurem visioon, meil oli selge pilt ees ja me uskusime endasse, me kinnitasime, et me saame selle hakkama. Praegu me oleme sellises olukorras, kus me oleme 2 päevikuga välja tulemas ja meil on veel raamat ka tegemisel. Ja nüüd samamoodi ma kinnitan, me saame hakkama, me tuleme toime, see on see visioon, mis ma tahan ellu viia. Me teeme selle ära. Nii, mida ma tahaks, et me kõik teeks, on see, et mõelda selle peale, mis on see suurem visioon, mis on see kirg, mille poole me tahame liikuda. Nagu see sama algkooli õpetajale öeldi, et need 20%, need jõuavad selleni, nad jõuavad kohe oma intelligentsuse tasemeni. Miks mitte mõelda iseendast niimoodi või mõelda oma äärmisest tunnistusest niimoodi? Ja teine samm, kui on see suurem pilt visioon olemas, siis mõelda ja päriselt uskuda ja käituda nii, et saabki see tehtud. Sest nii nagu need eakad, kes käitusid, nagu nad oleksid 20 aastat nooremad, olid edukamad kui need, kes neid mõtlesid, oleme ka meie edukamad, kui me käitume nii, nagu me saavutame seda. Seega, minu elu on minu mõtteviis ja ma usun, et kui me käitume ja mõtleme sellele visioonile, siis meist igaühest võib saada sellest inimesest, kes mõtleb, et mina ei saa hakkama, pole vahet, mis ma teen, ma ei ole piisav, saab see inimene, kes päriselt elabki oma unistuste elu. Aitäh! Aitäh, Merili Ginter! Ja nüüd on see aeg, kus saaks küsida küsimusi. Et kas publikus on kohe keegi, käsi püsti, julgelt võib tulistada, enne siin juba ühe rummi küsimuse saime, tuli vabalt, see ei olnud. No küsi, aga palun, härra. Ja siis veebis kuulajatel ka, et küsimus oli, et too mõni näide, mis ei õnnestunud. No üks näide, mis ma justkui kõne natuke hästi
kiirelt ütlesin, oli üks visioon, mis oli väga elus üleüldiselt. Me kujutasime ette, et on maaliline sügiskontsert, heategevuskontsert. Meil oli, tegelikult õhkkond oli väga hea, meil olid igasugused kaunistused pandud, meil olid Bonzo, tolle aja istusid superstaari külalised. Me kujutasime ette, et see on täiesti võimas sündmus. Ja ta oligi seda, aga ainukene trikk selle taga oli see, et meil oli 200 inimest planeeritud sinna, 20 tuli kohale. Ma istusin samamoodi, nagu ma praegu istusin esimeses reas, et mitte näha, kui vähe inimesi kohale oli tulnud. Ma praegu mõtlesin, et seda võttes ma täpselt sama hetke öelda, et appikene. Kuidas ma tol hetkel istusin, mõtlesin, et no ma ei taha selle taha vaadata. Ehk siis see on kindlasti näiteks üks näidetest, kus on läbi kukutud ka, aga palju õpitud. Kallis publik, kas teil on veel mõni küsimus? Kui ei ole, siis mul on neid alati. Selle protsessi juures mitu korda sina, teie meeskond tundsite, et annaks alla, et mõttemaailma muutmine, see ei tule üleöö, see on pikk töö, inimesed käivad rännakutel, mõni käib kosmoses, mõni läheb maale vanama juurde, räägib pika jutu ära ja siis ütleb, mees, sul on üks sarv veel maha jooksmata. Et mitu korda te tundsite, et annaks alla, et loobuks, et tead, 1 + 1 on 2, aga vaatad juba raamatupidaja peale, ütleb kohe sulle, et palju vaja on. Naaber ütleb, ära hakka jamama, mõttetu sellega, et mitu korda tundsite, et annaks alla, et see ei vii kuhugile. Ma arvan, et need asjad, mis on päriselt olnud kirega, millest ju JCI aastakonverents räägibki, ei ole kordagi seda olnud, sest kui samamoodi, kui ma seal esimeses reas istusin, olin läbi kukkunud, justkui, siis ma mõtlesin, käis ka loomulikult see mõte läbi, et äkki annaks alla, aga samal ajal olid need inimesed, kes uskusid, ma olin ise nii palju panustanud ja oli nii palju inimesi, keda veel aidata, siis ma mõtlesin, et no way, ma ei saa siit alla anda, see ei ole see. Ja samamoodi nende teiste asjade puhul. Et kui on olnud päriselt see, mis ma tahan teha, see ei ole olnud nagu variantki mingil määral. Aga su oma arvamusega, kas võib olla niisugune asi ka nagu vale kirg, vale inspiratsioon? Ma ütleks, et mitte, vähemalt mina, kui ma tunnen kirge ära. Näiteks mul kohe väike vihje teisele maailmasõjale näiteks. Kas võib olla vale kirg? Et sa saad aru, et kuidas niisugust asja suunata või on teil olnud selliseid hetki, kus näete, et inimesel on silm särab, no energiat on, aga ütled, et tead, sa ei tooda head. Sa mõtled natuke valesti, sa teed hoopis omale halba. Ma arvan, et see inimene, või sel hetkel, kui on see justkui valekirg, millest sa vihjamisi räägid, siis inimene on natuke petnud ennast. Et tegelikult see, millega ta kõigepealt tegelema peaks, on tema ise, mitte see kirg justkui, mis ta võtab ette. Et siis ta lihtsalt leiab midagi, mis natukene tuhmistab teda ennast. Ei, ma ei mõista ega üldse hukka ega midagi halba ei tohi, alati on ju mündil nii-öelda 2 poolt ju, et alati räägime ilusast ja siis selle halva tahaks nagu maha vaikida. Aga viimaseks küsimuseks, kui ei ole... Seal on. Palun, küsimus. Ja küsimus oli siis, et ma enne mainisin Changemakers, et saab liituda ja kood oli siis JCI 2021, saab tasuta sealt kursuse, et ole hea, et valgusta meile oma sõnadega, et mul on siin kõik tark jutt paberil kirjas, aga oma sõnadega, mis asi on Changemakers ja mis see kursus näiteks üldse on? No, Changemakersis meie missioon on seda teha, et iga inimene saaks seda teada, mida ta tahab teha ja olla hästi enesesteadlik, et ta oskakski luua seda elu, mis ta soovib. Ja selle raames me teeme erinevaid asju. Et see, mis kingituse ma andsin, on ühe e-kursuse näol, ehk siis me teeme erinevaid e-kursusi. See konkreetne e-kursus on siis sellest, kuidas olla enda maailma muutja. Ja lisaks me teeme ka erinevaid programme. Näiteks üks on Changemakers Academy, mis on peatselt algamas. Seal noored lähevad kokku sotsiaalse ettevõttega ja teevad talle 2 kuud turundust. Ehk siis hästi palju praktilisi võimalusi. Kui changemakers.ee sisse panna, siis sealt leiab vastuseid. Aga siin juures ma kasutan siis võimalust, et sellest kursusest rääkides, et siis changemakers.ee /kursus koodiks oli siis sooduskoodiks JCI 2021 ja kui ma nüüd midagi valesti ütlen, siis kohe, Karl, stopp, nii ei klapi, sega vahele. Aga sealt kursuse jooksul siis saate mõista, kuidas elu analüüsida, leida oma kire, õppida harjumuste loomist, saada teada erinevatest
isikutüüpidest, lahendada konflikte ning jagada armastust, mulle see 5. punkt meeldis kõige rohkem, ja vaadata üle ka finantsid. Just. Klapib. Väga hea. Kas meil, kallis publik, on veel mõni küsimus? Aga veebikuulajatele ütlen ka, et kui meil tuleb kõnele, ja palun. Ja küsimus Merilile oli siis, et kas on mõni hea, ma ei tea, positiivne tagasiside siis muutmistest, et mis on hiljem juhtunud, et keegi on 2-3 kuud hiljem tulnud, et vot, selline tagasiside tuli. Mul on üks esinemine hästi selgelt meeles, see oli nüüd juulis äkki. Siis me rääkisime sellest, kuidas 1 kuu jooksul me saime päeviku loodud ja rääkisime noortele ka vaimsest tervisest veidi. See oli siis EN4 üks suveseminar ja see lõppes niimoodi, see oli kõige maagilisem esinemine, mida ma olen teinud, see lõppes niimoodi, et inimesed plaksutasid ja üks noor, kes oli enne siis selle esinemise ajal vaatanud, mulle tundus nagu tüdimusega aknast välja, oli seal taga ja plaksutas siis seistes. Ja ma mõtlesin, et ta teeb nalja, ta tahab nagu, noored ikka natukene võib-olla teevad lihtsalt nalja. Siis pärast see noor tuli ja tal olid pisarad silmas ja ta jagas nagu oma lugu. Ja sellest esinemisest tegelikult tuli ka see välja, et me saime veel minna esinema. Ehk siis üks näide sellest, aga kõige võimsam on see, kui keegi, kes on häbelik, vaikne, noormees, õrnas eas tuleb ja siis veel pisar silmis ja kallistab. Et see on vast kõige-kõige võimsam ja ägedam asi, mis on juhtunud. Ma vist täna seda ei saa küll, mulle tundub, aga siiski on äge. Kas meil on publikus mõni noor, õrna hingega noormees, kes tahaks? Aga samas ma kiidan väga seda noormeest, sest et ta ületas ennast väga palju, sest et olen ka lugenud niisugust asja, et see esinemisi hirm või siis etteastmise hirm on nagu järgmine surmahirmu kõrvale, et siis alati kiidan kõiki, kes julgevad tulla ja olla. Aga vahemärkusena veebikülastajatele, kuulajatele ja vaatajatele, et siis kui teil on küsimusi, siis saatke meile need teele kõnelejate ajal jooksul, et hetkel praegu mul ei ole võimalik seda küsida. Aga daamid, härrad, kui rohkem küsimusi ei ole, siis aplaus Merilile. Aitäh sulle! Aitäh! Palun! Aitäh!